No Tormi, tuli see võit, mida me nii hädasti vajasime. No vägagi eeskujulik tegutsemine tõi meil täna selle ülivajaliku võidu, et ja seeria läheb otsustavasse 5. mängu. Mis need võtmekohad olid meil täna, mis siis selle võidu meile lõppkokkuvõttes kindlustasid? Ma arvan, et tahtsime mingil hetkel vastastest rohkem ja suutsime need eelmise mängu vead, mis olid ründalauad ja sellised nagu pooleks pallid suutsime kätte saada ja sealt olime mängus ja lõpp läks loomulikult jälle nugade peale, aga suutsime ära lahendada ja saime selle otsustavasse mängu viia. No seekord oli ikkagi ilmselgelt erinevalt siin eelmistest mängudest kuidagi see initsiatiiv ikkagi selgelt nagu meie käes, et mida oli nagu väga tore näha ja mis põhiline, ilmselgelt on toimunud nihe ka lauapallide võitluses, et seal suutsime päris hästi seekord näidata, et oleme võimelised neid kätte saama küll, et mis selle taga oli, et see mäng nii-öelda nagu siis nagu meie kanda seekord oli, et kas see selg vastu seina tunne või oli seal ikkagi mingisugused skeemid, plaanid? Nojah, et ma arvan, et kui sa oled meeskonnaga 2-1 taga, siis on ikkagi sellel meeskonnal, kes 2-1 taga on, temal on lihtsam leida seda lisa nagu motivatsiooni ja sellist asja, et seeriat on alati lõpetada raske, seda kõik teavad. Ja me olime täna mänguks valmis ja sealt selle võidu kätte saime. Mis sa arvad, et mida me peaksime tegema, et ütleme, et see 4. mängus kuidagi seda stabiilsust hoida, et seda mängus sükst üles-alla kõikumist kuidagi pidi vältida? No 4. mängus, ma arvan, me tegime 4. mängu ära juba, et teeme 5. mängu. Me läheme 5. vabandust. Õige! Aga no, ma ei tea. Homme on uus päev, saame trennis kokku, hakkame asju arutama, et midagi ei ütleks. Jätame saladus. Selge. Siis seekord ei hakka lubadusi jagama. See lubadus, mis sa eelmine kord jagasid, läks täide, nii et aga 5. mängule lähme ikkagi vastu täiega võitlema. Loomulikult. Väga äge. Kuule, aga tore, aitäh sulle ja näeme pühapäeval.